tahaksin teiega jagada oma ilukogemust. Nimelt ma testisin Boudoiri ilulemmikute konkursi jaoks erinevaid kosmeetikasarju ja üheks sarjaks oli Fillerina apteegi kosmeetikasari. Tegu on siis Šveitsi brändiga ja me kõik teame, mis on Šveitsi kvaliteet. Ja siin on siis selline võlusõna sellel sarjal juures. See on hyaluroonhappe. Me kõik ju teame, mis see tähendab. See tähendab beebipehmet nahka ilma kortsudeta, kui teil on piisavalt hyaluroonhappet. Alustan siis oma õhtuse ilurituaaliga, et jälgige tähelepanelikult, mida ma kasutan ja mis järjekorras. Kõigepealt siis ma puhastan naha. Tegu on siis suhkrusahharoosiga, estritega, mis siin kreemis sees on ja mis aitavad siis surnud naharakkudel ilusti ära tulla. Ja tulebki välja siis puhas ja uus nahk. Nüüd, kui nahk on puhas, 2 klaasi vett on joodud, siis on järg kortsuravi käes. Ja te näete siin küll 2 süstalt, aga süstima ei hakka mitte midagi. Süstlega me võtame siis need 2 erinevat ainet siit pudelikestest välja ja kanname nahale. Ja seda ma kohe siis näitan. Ja mis siis siin selles läbipaistvas pudelis sees on? See on siis 6 erinevat hyaluroonhappe molekuli. Ja mis teeb selle molekuli veel eriti eriliseks on see, et ta on väga madala molekulmassiga, nii et see hyaluroonhappe osake saab väga sügavale sinu nahka tungida kõige alumistesse kihtidesse ja siis ta toimib. Ja tema toime on siis see, et ta nagu pumpab selle naha niiskust täis ja seda, et selleks siis toime hakkaks kohe pihta nahas, tulebki välja võtta süstad. See tundub algul nagu hirmutav, et siin on selline metallist süstlaotsik, aga ta ei ole absoluutselt terav, et sellega nagu viga ei saa. Te pistate selle siis siia otsiku siia keeli sisse ja nüüd ilusti tõmbame paraja koguse siia süstlasse. Nii. Ja nüüd otsime välja kõik oma kortsud, nii naeru kui ka halva tuju, purjuse kortsud ja kanname sinna seda hyaluroonkeeli. Selleks te võite natuke imestada. Näete niisi ja nüüd kannamegi hopsti siia 1 vao, 2 vao. Ja mis on hea, et kes armastab ka näiteks botoxit muidu teha, siis hyaluroonhappe sobib väga hästi vahepealsele ajale. Et te olete näiteks botoxi juba teinud, ta hakkab natuke juba ära kadumas see mõju, aga samas siis te pikendate seda mõju veel selle hyaluroonhappega. Või siis ootate, ei taha veel minna. Näete, naerukotsud ja siia tuleb ka kindlasti panna. Hopsti. Nii. Ja te täidategi nagu kortsud ära, et see tõstab seda kortsu põhja ja annab nahale niiskuse. Minu puhul veel, kui ma vaatan, alati häirivad need sellised, nagu just naeratuse ajal tulevad kuidagi siia sellised imelikud kortsud, et ma panen alati siia ka. Ja antud kuur on siis 14 päeva. Igal õhtul oleks hea, võib ka hommikul, aga ta on parema mõjuga ikkagi, kui te teete õhtul enne magama minekut. Et siis see aine kõik toimetab seal kenasti nahas ja saab rahulikult tervendada teie nahka. Ja nüüd peab ootama siis 10-15 minutit. Muidugi ka huule peale on teda väga hea panna, sest et siin on ka need sellised kortsukesed alati kipuvad tulema. Nii, ma võtan natuke veel, sest kael jäi veel tegemata. Minu vanamaja väga hea kosmeetik on öelnud, sa saad osta endale uue käekoti, aga uut nahka sa osta endale ei saa. Ja selleks peab sellest hoolitsema. Kui number 1 pudelike on nahale kantud ja imendunud, siis on järg number 2 käes. Ta ka niisutab, toidab, lukustab naha niiskuse ja tugevdab siis selle hyaluroonhappe efekti. Et üheks minu lemmikuks sai siis ilulemmikute testimise ajal ka huulekeel ja see on siis huule suurenduskeel, nagu reaalselt. Et seda, kui panna nüüd 5 korda päevas puhtale huule nahale, siis ta suurendab seda huult ikka, ma ei tea, 2 numbri võrra. Ja veel on üks
eriti selline äge ja intensiivne toode kohe, et ma ütleks, et ta on isegi nagu ravitoode.